kartulid ja apelsinid, ühe otsa pilet, kelgukoerad, pilvede all, meesmajas. Kõigi nende armastatud sarjade sünni taga on olnud stsenarist Kätlin Kontor-Kirss. Varem saladusliku Eleonora Bergi pseudonüümi kasutanud andeka naise elu on viimastel aastatel olnud värvikamgi kui seriaal, languste ja tõusudega. Just see inspireeriski Kätlin Kontor-Kirssi kirjutama raamatut Kui tuled, ära koputa. Ma olen 20 aastat kirjutanud Eesti telekanalitele teleseriaale ja mulle tundub, et kui ikkagi stsenaristitööd on juba harjutatud, et äkki võiks seda kirjutamist siis proovida ka natukene teises vormis. Nii et nüüd siis esimene raamat ja ütlen ausalt, et seda raamatut kirjutades poole pealt ma sain aru, et see tuleb raamatussari. Ehk siis, et nii palju on see stsenaristitöö mind mõjutanud, et ma ikkagi ühekordseid asju teha ei oska. Kätlin Kontor-Kirsile on lugude jutustamine hingelähedane ja see õnnestub tal hästi. Juba on ta Kui tuled, ära koputa osas tagasisidet saanud nii naistelt kui ka meestelt, keda on kõnetanud ootamatult lahutada otsustanud Linda lugu. Minu garantii on see, et kui sulle on meeldinud kas või üks nendest 8 sarjast, mida ma olen kirjutanud, on see siis Kelgukoerad või Pilvede all või Kartulid ja apelsinid või Ühe otsa pilet või mis iganes muu sari, siis see raamat on sulle. Nagu juba varasemalt mainitud, on Kui tuled, ära koputa Kätlin Kontor-Kirsi kinnitusel esimene teos mitmeosalisest raamatusarjast.